Tere tulemast! Te kuulate Andmekaitse Inspektsiooni podcasti Andmehääling. Siin arutame põnevate külaliste ja asjatundjatega andmekaitsest ja tõstatame küsimusi, millele olete ehk ammu vastust oodanud. Tänast saadet rahastab projekt privaatsuse ja andmekaitse teadlikkuse edendamine Eestis. Mõnusat kuulamist! Tere! Tänases saates räägime andmeturbest. Aga eelkõige siis sellest, kuidas see seostub veebimajutusega ja igapäevaste valikutega. Sageli jääb andmeturbe kuidagi justkui kahe maailma vahele, et juristide jaoks on see mingid reeglid ja nõuded ja IT-inimeste jaoks siis võib-olla rohkem selline tehniline turvalisus. Aga mis siis, kui see tegelikult ei peaks nii olema ja see võiks ettevõtte jaoks olla lihtsalt selline lihtne ja ei peaks olema selline tunduma kallis ega keeruline. Et tegelikult, kui sul on ju veebilõht või kas või mõni e-pood, siis juba sul on andmeturve. Küsimus on, et kas see on hea või halb. Ja täna räägimegi sellest ja minuga on stuudiosse tulnud vestlema Ardi Jürgens ja Nikita Homiro, vabandust, kui ma valesti hääldasin, Zone Media OÜ-st. Et võib-olla mõni inimene väga palju teist kuulnud ei olegi. Et kuigi te olete päris suur tegija Eestis, et siis võib-olla esialgu räägiski sellest, et kust te tulete ja millega te tegelete. Jah, see nüüd on see viisiketta veeretamine on nagu natukene minu leivanumber, et tegelikult oleme siis tänaseks tegutsenud Eestis üle 27 aastame. 1999 alustasime, täna on 2026. See tähendab seda, et 27 aasta käib. Interneti aastates on ikka nagu dinosauruse iga selles mõttes, et väga palju meiega koos alustanud ettevõtetest enam alles ei ole. Aga me tegelikult kunagi alustasime sellise, kuidas ma siis ütlen, nohikutest koosneva sõpruskonnana ja suures osas me tegelikult oleme selleks ka jäänud, lihtsalt see sõpruskond on aega mööda nagu muudkui kasvanud, et tänaseks on siis meil üle 50 inimese juba toimetamas. Ja see, mis me teeme tegelikult, see on see koht, kus ma natukene pean tunnistama, et mulle see sõnad veebimajutus väga ei meeldi. See kõlab väga monofunktsionaalselt selles suhtes, et jah, tõsi, see kodulehekülgede, e-poodide ja muude selliste teenuste majutamine on siis üks osa sellest, mis me teeme, aga okei, see on võib-olla kõige nähtavam osa või siuke veepealne osa sellest jäämäest. Aga siin kõrval tegelikult on, ma ütleks, võib-olla isegi olulisemana näiteks e-post, mis on võib-olla kõige rohkem tavainimest puudutav teenus. Ja teenus, millega enamus inimesi on peaaegu, et 24/7 ta elab seal sees, aga ei mõtle sellele. Just. Ja lisaks siis nii-öelda nimeserveri teenus, ehk siis see DNS, mis tegelikult loob selle interneti-identiteedi näol üldse nagu vundamendi või võimaldab nagu selles mõttes seda kodulehekülje majutust ja e-posti majutust. Pluss veel siis sinna kõrvale andmebaasid ja muu selline, et tegelikult see, mida me pakume, on terve ökosüsteem selleks, et inimene, ettevõtja, ettevõte saaks ennast internetis kehtestada. Ja ütleme, me oleme vist tänase päeva seisuga suhteliselt ainukene nii-öelda oma valdkonnas nagu siuke full stack teenuse pakkuja, kes siis nagu pakub sulle, kui sa soovid registreerida domeeni, sa võid tulla registreerida domeeni, kui sa tahad majutada e-posti kodulehte, saad majutada e-posti koduleheküle, aga kui sa tahad infrastruktuuri teenusena, ehk siis
seal mingit virtuaalset Linuxi serverit või midagi sellist, siis sa saad ka selle ja nii edasi, et me väga pingutame selle nimel, et kogu see tervikpilt oleks olemas ja klientidele kättesaadav. Mulle väga meeldib, et sa tõid välja kõik need erinevad nii-öelda teenused, mis te pakute, aga võib-olla siis see haakub ka ühe sellise küsimuse või mõttega, et enne kui me hakkame rääkima täpsematest võib-olla sammudest, mida igaüks teha saab, kas mõnikord võib tekkida ikkagi siis ettevõtetel, inimestel selline vale enesekindlus, et kui mul ikkagi see nii-öelda hosting on või võtan teie käest teenust, et siis ma olen automaatselt turvaline, et justkui teie pakute mingit sellist teenust ja see tagab mulle turvalisuse, et ma võib-olla ise ei peagi mõtlema iga päev selle peale mingite sammude näol. See on hea küsimus selles suhtes, et kui ma ise mõtlen selle peale, et kui ma peaksin selgitama seda, mida meie teeme kellegile, kes on sellest valdkonnast täiesti eemal või kellele see on täiesti võõras, et mis on see paralleel, mida tõmmata. Ma ise kasutan selliseid võrdluseid näiteks, et me oleme justkui veeettevõte või et me oleme selles mõttes elektriettevõte, et meie peamine ülesanne on luua võimekusi. Me loome ja pakume sisuliselt seda infrastruktuuri inimestele ja ka oma platvormi. Võib-olla selle platvormi juurde pärast poole tulen siis tagasi. Aga kuskil eksisteerib selles mõttes selline suhteliselt selge üleminekupunkt, et kus see vastutusala läheb siis meie käest läheb kliendi kätte üle, et elektrimüüja puhul on selleks sinu korteri või elamu peakilp, veeettevõtte puhul on see peakraan, selles mõttes sellest punktist edasi pead sa ikkagi hoolitsema ise selle eest, et sinu korteri või kodusisesed juhtmed ei säriseks või siis, et kraanid või torud ei tilguks. Sama on ka meie puhul, et see piir reeglina, kust siis vastutus läheb meie käest kliendi kätte üle, see on tavaliselt selle koha peal, kus hakkab pihta siis kliendi nii-öelda rakendus. Et meie pakume platvormi, mille peale siis klient saab kas installeerida või siis kopeerida oma mis iganes kodulehekülje või siis ka mõne ärirakenduse. Ta võib vabalt meie juures majutada ka mingit CRM-i või kas või raamatupidamist, aga seejuures peabki siis silmas pidama seda, et kui ta on selle paigaldanud või siis meie juurde kopeerinud, selle eest peab ta ikkagi ise hoolt kandma. Sest üks asi, mis on võib-olla siis meiesuguste teenusepakkujate puhul natukene kurioosne, on see, et me ju tegelikult ei tea, mida kliendid meie juurde majutavad. Et selles suhtes, et kui meil on 10 000 kodulehekülgi või veebirakendusi, mida meie juures majutatakse, võib-olla neid on isegi juba 100 000 lähenemas, siis see on puht füüsiliselt võimatu meilt eeldada seda, et me käisime ja tutvuksime igaühega neist. Ja me ei taha seda teha ka sellel põhjusel, et see oleks ju mingil määral meie poolt ka siis oma klientide ja siis ka nende kasutajate privaatsusesse tungimine. Ma lihtsalt võib-olla täiendaks siia veel juurde seda poolt, et me võime ehitame kõige turvalisemat maja maailmas, aga kui see siis kliendi pool jätab oma võtmed igale poole, olgu see sticky note kuhugi või siis lihtsalt see klassikaline panen võti mati alla vedelema, et me sellele ei saa otseselt kuidagi kaasa aidata. Et see on õhkõrn piir, kus see jookseb. Teie pakute majas tubasid, aga see, mis seal toas toimub, siis see on natukene ikka siis kliendi enda asi või see teine paralleel, et sa ütlesid, et te pakute platvormi, aga tegelikult ongi, et kogu see veebilehe sisu, paroolid, kasutajad, et ikkagi et see jääb siis tellija vastutada.
aga kui palju on siis tegelikult teie kogemuses neid juhtumeid, kus ikkagi probleem on saanud alguse mingist sellisest väga nii-öelda väiksest veast, et paratamatult ma ikkagi arvan, et teie sellisesse teadmusesse ja vaatevälja ikkagi need juhtumid kõigest hoolimata jõuavad, kus te näete, et midagi on juhtunud kliendil ja siis tihti arvatakse, et selle taga on mingi midagi väga sellist IT-tehniliselt väga midagi keerulist, aga kui tihti tegelikult sellised mingid juhtumid saavad alguse tõesti, kas sellest sinu sticky node'ist et parool on kuhugi jäetud ja võti on nii-öelda mati alla jäetud, millestki taolisest? Enamuses tegelikult on ikkagi see, mida meie selle nii-öelda küberturbe aspektist näeme, need mustrid on korduvad ja tegelikult need mustrid on suhteliselt lihtsakoelised või robustsed. Loomulikult on ka väga elegantseid juhtumeid, mida me näeme. Kui me nüüd võtame nii-öelda oma selle teenusplatvormi, siis selleks, et teada, kas midagi on halvasti, sul peab olema mingisugune nii-öelda baastase, mida sa suudad jälgida. Ja see on see, miks me tegelikult pidevalt monitoorime seda, mis meie platvormil toimub. Vaatame seda, et kui palju on selliseid näiteks ebaõnnestunud autentimiskatseid, kui palju on mingeid anomaalseid ligipääsukatseid ühest või teisest, võib-olla mitte kõige parema reputatsiooniga kohast ja nii edasi. Selle nii-öelda pideva jooksva monitooringu ja analüüsi käigus me näeme kordumas suhteliselt selliseid lihtsaid, robustseid patterneid või mustreid. Kõige levinum loomulikult on siis salasõnasid puuduta. Selles suhtes, et ega ilmaasjata juba 10 aastaid ei räägita internetikasutajatele seda, et sellel, milline on see sinu salasõna kuju, on tegelikult väga suur mõju sinu üldisele küberhügieenile selles mõttes, et see salasõna ei tohiks olla mingi sõnaraamatu sõna, ei tohiks olla kalamaja, ei tohiks olla ast 1, 2, 3, vaid see peaks olema midagi, mis on raskemini ära arvata, et kas see võiks olla mingisugune pikem fraas või siis tõesti juhuslikest tähtedest, numbritest koosneb kombinatsioon. Isiklikult ma soovitan pikemaid fraase, need on lihtsamad meelde jätta. Isegi kui on see pikem fraas ja keeruline kombinatsioon, et siis kui seda mitmes kohas kasutada ja see lekib. See on see klassikaline õudus nende paroolidega, et mõeldakse üks turvaline parool välja. Alustame sellest, et siis kui paroolide sealt tulid, siis olid võib-olla see teksti variant, et oligi, pandi kõik turvaliselt parool ja siis kõik arvasid, et see on hullult turvaline. Siis meiesugused, ütleme nohikud ütlesid, et teeme selle turvalisemaks, pane sinna number ka juurde, mis inimesed tegid, kirjutasid parool 1. Ja siis mõni aeg natukene hiljem ütles, et aga peab olema ka erimärk ka ja siis kõik massilised võtsid ja kirjutasid parool 1 hüüumärk. Ja see ei ole hullult kuhugi muutunud ja see, et sama parool, mis on siis mõeldud, et on turvaline taaskasutatud igal pool, see on niisugune suhteliselt levinud lahendus, kuidas joostakse üks süsteem maha ja siis proovitakse kõik ülejäänud sellega kaasnevad kohad, et meil siin alles hiljuti see juurde lisatud ka selline parooli kontrollimissüsteem have I been pwned, kus siis sa saadki ja see annab sulle teavitus, et kas sinu parooli, sinu kasutajakontot on kuskil juba süsteemidest maha joostud ja siis kui on, siis et toob välja ka need kohad, et kus sa oled saanud mingisugust andmelekke osana läbi käinud üldiselt, ütleme siis kui siis kas see parool 1 hüüumärk on turvaline, siis tegelikult kui sa võtadki, ma ei tea, tool, diivan, lauajalg, siis juba see pikkus annab tegelikult sellele palju suuremat väärtust, kui võib olla see mingi number või erimärk, et see on ka nii kaardi soovitus, et meiepoolne soovitus. Pigem mõtle mingisugust loogilised pikemad jadad, et siis läheb lihtsalt kõvasti kauem aega selleks, et see
seda ära arvata, aga Just. jah, nagu sa mainisid, et äraarvamine on nagu selline kõige lihtsam viis siis nagu seda kontot kompromiteerida mingisugusel kurjategijal, aga kõige efektiivsem või siis nagu hirmutavam viis on see, kui sellele salasõnale saadakse küüned taha kuskilt teisest teenusest või siis näiteks mõnest sinu seadmest. See kipub olema täna üks, ütleme siis, märkimisväärsemate turvaintsidentide põhilisi võimaldajaid. See pahavara-tüüp on siis nii-öelda infostiiler, mis tekib inimese arvutisse tavaliselt kas siis mingisuguse, ütleme siis kahtlase päritoluga tarkvaratüki või siis mingisuguse nõrkusega komponendi kaudu. Ja siis selline infostiiler saab tihti ligipääsu kõikidele selles arvutis olevatele kasutajanimedele ja salasõnadele, mis on selles mõttes nagu halb, et isegi kui siis inimene on jälginud oma seal mingisuguseid nii-öelda teadaolevaid parimaid praktikaid, et ongi, tal on kasutajanimed ja salasõnad on ilusti näiteks kuskil brauseri selles paroolihalduris, et kui see paroolihaldur ei ole seal nagu nii-öelda päris up to date või siis ei ole oma ülesannete kõrgusel, siis see infostiiler võib nagu pääseda sellele brauseris olevale salasõnade andmepangale nii-öelda arvuti enda poolt ligi ja põhjustada väga suurt kahju, sellepärast et need on nagu peasõna otseses mõttes nagu nii-öelda kuningriigi võtmed. Ja siin hiljuti on mõned sellised näited olnud sellest, kuidas maailma taseme ettevõtted siis Fortune 500 ja nii edasi. Seal on siis mõni tarkvara arendaja on näiteks lubanud oma arvuti taha lapse mängima. Laps on mänginud siis arvutis Robloxi, tõmmanud sinna mingisuguse Robuxide genereerimise tööriista, see tööriist on siis tulnud koos selle infostiileriga ja infostiiler on siis vanema põhitööks kasutatavad kasutajanimed ja salasõnad vasakule pannud ja sellega on näiteks ligi pääsetud siis kliendibaasidele, mis sisaldavad miljonite või kümnete miljonite inimeste isikuandmeid ja halvimal juhul leitakse sealt siis midagi sellist, millega saab omakorda nagu edasi hakata selliseid ründeid nagu teostama. Ütleme nii, et meie kogemus näitab seda, et kui millelegi tasub pöörata väga palju tähelepanu, siis see on ikkagi need vanad head salasõnad. Oleks tore, kui nad oleksid turvalised, siis hetkel teada olevate parimate praktikate raames ja et neid siis säilitataks samamoodi turvaliselt, sest nagu Nikita mainis, et siis tegelikult ei ole mõistlik omada igal pool ühte ja sama salasõna, vaid ikkagi nagu neid teenustes unikaalsena hoida. Ja see omakorda tähendab seda, et sa sisuliselt pead ikkagi kasutama seal selleks sobiliku tööriista, olgu selleks siis OnePassword, Bitwarden või muu selline nii-öelda turvaliseks tunnistatud paroolihaldur. Aga ma ikkagi tooksin siinkohal mängu nii-öelda selle kahe faktoriga autentimise teema. Tänapäeva maailmas, kus need nii-öelda infostiilerid kujutavad endast väga suurt ohtu, siis see, kui sa suudad oma autentimisele lisada selle teise faktori, olgu see siis kas või see .p Google autentikaator või olgu see mingisugune Passkey või SMS, isegi e-posti teel saadetav kinnitussõnum, see maandab ikkagi neid autentimisega seotud riske olulisel määral. Et kui selline võimalus vähegi on, siis tuleks see kasutusele võtta. Ma ei tea, kui õiged need
on, aga ma isegi lugesin, et teatud arvamuste kohaselt siis see mitmefaktoriline autentimine isegi kuni 99% vähem tõenäoliselt häkitavaks muudab sind. Noh, võib-olla see liiga optimistlik on ju, aga noh, ikkagi tõesti mingi kasu seal on. Ma arvan, et seal on päris suur hulka sellele, et nagu mida sa kasutad nii-öelda siis selle teise kihi autentimisena, et kui sa ikkagi jätad oma telefoni kuhugi niisama vedelema ja sul tulebki SMS-ina see kinnituskood ja siis inimene suudab seda kõrvalt märgata. Ütleme, et kuigi nii-öelda Hardi eelnevalt rääkis ütleme siis nagu tehnoloogilistest võimalust, siis me tegelikult ei tohiks arvastada ka seda, et üks enim levinumaid meetodeid on ka see nii-öelda see sotsiaalne engineering või siis ongi lihtsalt kuskil nii-öelda inimene jätabki sticky note'i peale oma selle parooli ja siis keegi tuleb lihtsalt tuppa, vaatab, teeb pilti, sellest saab edasi nagu toimetada. Aga see topeltautent 99, siin oskab võib-olla Hardi rohkem kaasa rääkida, aga see tõenäoliselt ikka nagu aitab päris kõvasti kaasa. Jaa, absoluutselt. Üks asi, mida nagu selles mõttes tasub arvestada on see, et, et ka kurjategijad soovivad, et nende töö oleks efektiivne. See tähendab seda, et reeglina nad täiesti nagu nii-öelda siis juhuslike või tundmatute ohvrite puhul nad ei soovi kulutada aega või ressurssi nüüd liiga palju ühele ohvrile. Selles suhtes, et loomulikult, kui on teada, et sul on kuskil Bitcoin wallet, kus on miljonite eest Bitcoini peedus, siis selle kättesaamiseks ollakse valmis neid ressurssi nagu panustama. Aga selliste lihtsamate drive-by rünnete puhul ikkagi see aeg, mis ühele ohvrile nagu pühendatakse, on sekundid. Ja kui selle mõne sekundi jooksul suudad sa hoida nii-öelda oma värava või ukse suletuna, siis liigutakse edasi otsima järgmist lihtsamat ohvrit. Ja noh, 2 faktoriga autentimine selle nii-öelda kriitilise ajavõidu kindlasti nagu annab. Ma mainisin siin seda, et see, kui sulle saadetakse mingisugune sisselogimislink või number saadetakse e-posti peale, see on parem kui mitte midagi. Absoluutselt. Aga selles mõttes, et rääkides nüüd erinevatest 2 faktoriga autentimise võimalustest, siis kui on siis oht, et ründaja pääseb ligi ka sinu e-postile, siis tol hetkel see ei pruugi omada nagu sellist piisavat stickinessi, et seda ründajat siis nagu seal pärssida tema tegevust. Aga muidu jah, ja mis on Eestis? Meil on tegelikult siin olemas väga suured eelised suure osa maailma ees, et meil on olemas selline nii-öelda rahvuslik public key infrastructure, ehk siis meil on olemas ID-kaardid, meil on mobiil-ID, meil on smart ID ja need on lõppkasutajatele, on nad tegelikult tasuta sisuliselt nagu kättesaadavad. Teenusepakkujad loomulikult nagu meie peame nagu maksma sellest, et iga kord, kui keegi tuleb meie juurde ja autendib ennast smart ID-ga, siis katsing, meie paneme nagu mündi sertifitseerimiskeskuse nagu kassasse. Aga see on privileeg, mida tasub nagu ära kasutada, omaks võtta ja pealegi, kui tasud antakse. Absoluutselt. Aga võib-olla kui nüüd mõelda niipidi, et et on tugevad paroolid, on mitmetasandiline autentimine, siis kui rääkida ligipääsudest, siis võib ju ka tegelikult ikkagi tekkida olukord, et kui neid siis õigel hetkel ära ei võeta või neid üle ei vaadata, et isegi, et kui sul on kõik paroolide ja mitmetasandise autentimise korras, et võib ikka saada tegelikult võib-olla ligi inimene, kes enam ei peaks saama, et kas te olete ka enda praktikas kuidagi kohanud sellist asjad, selles mõttes, andmekaitse vaatest võin öelda, et
tihti tuleb meie poole pöördumisi, kus näiteks andmebaasidega minnakse niimoodi ära või küsitakse, et mida teha, et keegi läks andmebaasiga minema ja ta enam ei tööta siin ja tegelikult ta ei oleks tohtinud seda teha. Ma just lugesin ühe startupi kurba saatust, kus CTO otsustas kaksikud vennad päevapealt lahti lasta ja siis kui üks kaksikvend sai teate, et ta koondatakse, siis teine kiirelt lasi kõik andmebaasid minekut ja siis oli kuidagi suutnud läbi oma venna ligipääsuda veel jõuda ka koopiatele ligi, et nad tegid siis selle 2 koondamise vahel ikka päris suure laastustöö. Ma arvan, see on nagu väga ekstreemne näide sellistest nagu juhtumitest, kuidas võib asi kehvasti minna, aga... Jah, see nüüd on see koht, kus ma ei tea, kas ma ise terminitega puusse ei pane, aga selles mõttes, kus me nagu nii-öelda lähme sellest küberturbe maastikust, lähme infoturbe nagu maastikusse nagu üle, et jah, sellised meie vaatest sellised intsidendid, kus siis nagu toimub mingisugune kas konfidentsiaalsuse, tervikluse või see käideldavuse rikkumine sisemiselt. Need on, esiteks me ei kuule nendest reeglina, sest ega siis keegi ju ei taha nagu jagada, kui midagi on sellist juhtunud. Aga see on kindlasti oluline teema, millele nagu tähelepanu pöörata. See on see koht, kus ma ütleks, et inimesed kipuvad õppima vigadest. Teine asi on see, et eks see õppimine kipub tulema ka ja need teadmised kipuvad tulema nagu nii-öelda võib-olla nagu mastaabi efektina selles mõttes, et kui sa alustad seal ettevõtjana, sa oled sina ja koer, siis tihti sa ei mõtle seal nende privileegide peale ja selle peale, et kuidas seal õiguseid hallata ja õiguseid delegeerida ja nii edasi. Ja siis, aga kui sul läheb hästi, siis ühel hetkel saabub orgaaniline kasv ja siis heal juhul siis sa hakkad nagu selle peale mõtlema. Kõige kehvem asi, mida sellises olukorras nagu teha saab, on see, et sa sisuliselt hakkad oma kasutaja nime ja salasõna siis üha uute inimestega jagama. Minimaalne tase võiks ikkagi olla see, et kui sinu ettevõtmine või äri või organisatsioon nüüd ühel hetkel hakkab kasvama, siis võiks ikkagi nii-öelda üritada tagada selle, et kõigil neil, kes nüüd lisanduvad, oleksid omad kasutajanimed, omad salasõnad. See loob ka selle võimaluse, et kui peaks olema ühel hetkel mingisugune intsident, siis on lihtsam tuvastada seda, et kust see alguse sai. Kas sellega nüüd oli seotud siin Siimu arvutis olnud infostiiler või siis, et kasutas siin Mari hotelli avalikku wifi't ja läks salasõna sealt jalutama, et see oleks ilmselt nagu võib-olla kõige sellisem praktilisem näpunäide nagu selle koha pealt. Aga kui nüüd midagi jalutama ikkagi läheb, et siis ilmselt ei pääse ka me varukoopiate temaatikast. Kui palju jälle äkki oskate nagu teie lihtsalt sükest enda praktikast tuua, et kui palju selle peale mõeldakse, et kas üldse varukoopiaid esiteks, kas ma teen neid, kas see varundamise protsess, kas see päriselt toimib sel hetkel, kui mul seda vaja on ja kui tihti seda tehakse, et varukoopiatega on see asi loomulikult, et ega nende olemasolu nüüd mingisugust leket ei enneta. Mida see samas võimaldab on see, et kui nüüd selle lekke käigus on toimunud ka mingisugune nii-öelda destruktiivne akt, ehk siis, et kas on see andmebaas siis ära kustutatud või siis on see andmebaas näiteks ära krüpteeritud, mida juhtub näiteks, kui selle ründe eesmärgiks on väljapressimine, et siis selle varukoopia nagu olemasolu on kindlasti äärmiselt oluline. Nüüd, mis on selles mõttes, jälle ma natukene nagu siin kergitan
nii-öelda Eesti teenusepakkujate nagu saba, on see, et vähemalt Eestis enamus meiesugustest teenusepakkujatest paneb oma teenusesse kaasa siis mingisuguse varundusfunktsionaalsuse. Laias maailmas see praktika tegelikult nagu niivõrd levinud ei ole. Aga üks asi, mida nagu tasub nagu silmas pidada, on see, et enamasti varukoopia tegemise eesmärk on ikkagi taastumine mingisugusest käideldavusrikkest, ehk siis, et kui mingisugune nii-öelda riistvara rike nüüd põhjustab serveri kasutuskõlbmatuks muutumise, siis teenusepakkujal on võimalik taastada mingisugune mõistlik seis, et kliendid saaksid ikkagi tema teenust nagu edasi kasutada. See on põhjus, miks me rõhutame ikkagi kõikidele klientidele, kes vähegi on nõus nagu kuulama, et kui võimalik, siis hoolitsege selle eest, et ka teil oleks olemas mingisugune nii-öelda koopia nendest andmetest, mis te nagu meie juures majutate. Ja loomulikult tasuks olla ka nagu enam-vähem kursis sellega, et kui kaua siis teenusepakkuja neid andmeid varundab, et meie puhul seal 14 päeva. Kui nüüd selle aja jooksul midagi peaks juhtuma, siis on võimalik minna ja seda varukoopiat taastada. Aga jälle, siin on oma sellised nagu väiksed nüansikesed. Tihti kiputakse nagu segamini ajama kahte lähedalt seotud terminit, nagu üks asi on varukoopia ja teine asi on tõmmis, et üks on backup ja teine on snapshot. Mõned inimesed arvavad, et kui nad teevad oma andmebaasist nüüd snapshoti, siis see ongi varukoopia. Aga mis kipub nende snapshotidega olema, on see, et need snapshotid on siis selles samas serveris, kus siis nii-öelda asub see produktsiooniversioon andmebaasist. Ja kui nüüd selle serveriga midagi juhtub, siis lähevad korraga kaduma nii see snapshot kui siis produktsiooni andmebaas. Seda tasub kindlasti nagu kontrollida, et kui räägitakse varukoopiat, et varukoopia on ikkagi midagi sellist, mis asub sellest produktsioonist nagu eraldi. Ideaaljuhul lausa teises andmekeskuses või mõnes muus füüsilises lokatsioonis. Kui nüüd rääkida veel nendest snapshotidest, siis üks asi, mida kindlasti tasuks vältida, mis on samas väga tavaline, aga ülimalt ohtlik, on see, kui see snapshot tehakse produktsiooniga samasse keskkonda, kui nüüd sellele keskkonnale pääsetakse ligi mingil põhjusel, siis see snapshot annab väga lihtsa võimaluse jalutada andmetega kohe uksest välja. Et sa ei pea nagu süvenema sellesse, et milline on seal andmebaasi ülesehitus, mis iganes, vaatad, targe Z-fail, zip-fail, tõmban alla, küll ma pärast sorteerin, mis seal tegelikult sees oli. Sellised varukoopiad rakendustest, andmebaasidest, kui me oleme pidanud nagu selles mõttes tegelema siin kliendi või siis nagu nii-öelda sisevajadusest tulenevalt nii-öelda natukene selle forensik tööga, siis see on kõige hirmutavam alati, kui me näeme kataloogi nimega, mis iganes rakenduse nimi, .pak või et old alakriips, mis iganes e-pood. Ja veel hirmutav on see, et kui see on nii-öelda pandud siis veel tehtud alamdomeeni pealt nagu kättesaadavaks, et oletame, et sul on mingisugune e-pood, sa oled teinud migratsiooni vanalt Magentolt uuele Magentole või siis vanalt WooCommerce'ilt uuele WooCommerce'ile ja siis, et see migratsioon oleks võimalikult mugav arendajale, siis arendaja on võtnud selle vana versiooni, pannud sinna old.epood.ee domeenile, et ta saaks sealt nagu minna ja vaadata, et kuidas ta ennem välja nägi või mis iganes. Ja siis selles suures tuhinas, et nüüd on uus e-pood on püsti ja vaja on hakata tegelema nagu selle arendamisega, parandamisega ja nii edasi, ununeb see vana versioon sinna ülesse. No see on põhimõtteliselt nagu nii-öelda disaster waiting to happen, et need sellised parasiitvarukoopiad siis, et need on ikkagi nagu nii-öelda ainult lõhkemist ootavad
ootavad pommid. Nendest klassikalised ajutine lahendus, et ajutiselt paneme selle vana nagu püsti ja siis uue nagu kõrvale, aga need ajutised asjad on, me teame kõik, et need on kõige püsivamad, neid võib avastada veel ka väga kõvasti aega hiljem. Mul on hea meel, et sa tõid sisse tegelikult erinevaid küsimusi või selliseid nagu punkte, mida peaks tegelikult enne uurima teenusepakkuja käest, et ma lihtsalt enne saate lõppu ma ei saa minna mööda sellest ja ma tahan ära ka mainida selle, et kui me ka nüüd GDPR-i või nagu ICÜM-i vaadet siia sisse toome, siis see ongi see koht, kus vastutav töötleja ja vastutav töötleja on see, kes endale ikkagi siis mingit teenusepakkuja valib, et see on lausa kohustus tegelikult erinevaid asju, ma tean, sulle see sõna ei meeldinud, aga ma ikkagi ütlen veebimajutaja käest uurida ja kõik see ka lepingusse kirja panna, et ongi, kus mu andmeid üldse hoitakse, mis riigis, kas tehakse varukoopiaid, kes tegelikult ka siis veebimajutaja poolt andmetele ligi pääseb, kuidas teavitatakse turvaintsidentidest, et täiesti okei on ka küsida, et ma arvan ka teile, kui teie käest küsitakse, et aga kuidas teie GDPR-ile vastate et selline uudishimu on väga kasulik. Jaa, absoluutselt. Selles suhtes mida me näeme tegelikult ise nagu teenusepakkujana on ju see, et kogu see regulatiivne maailm muutub üha, kas on õige sõna kasutada sõna segasemaks aga kindlasti rangemaks. Selles suhtes, et ühelt poolt siis tõesti see isikuandmete üldmäärus ehk GDPR, samas on see asi, et et see on tegelikult võib-olla, ütleme tänaseks hetkeks on ikkagi juba nii-öelda tuntud suurus, et me läheneme nüüd 10 aastale, kus see nagu on kehtinud, aga tegelikult neid regulatsioone tekib ju nii-öelda pidevalt juurde, nad nagu täpsustuvad. Et selles suhtes, rääkides siin oma kogemusloost, et siis jah, meil on isikuandmete üldmäärus, kus siis tõesti meie oleme see nii-öelda selles osas, mis puudutab meie juures majutatud andmeid, meie oleme siis volitatud töötleja, aga selles osas, mis puudutab meie klientide kohta käivaid andmeid, oleme me loomulikult nagu vastutav töötleja. Mida kiputakse kohati nagu unustama, on see, et volitatud töötleja tegutseb ikkagi vastutava töötleja volituse alusel. Ehk siis, et tuleme nüüd ringiga selle päris jutu alguse juurde tagasi, et siis volitatud töötlejalt saab nõuda ikkagi peamiselt seda, milleks sa oled teda volitanud või milleks sa oled talle selle ülesande nagu andnud või mis iseloomuga teenuse sa oled temalt ostnud. Keegi üle oma varjuga teenusepakkujana nagu otseselt hüpata ei saa. Aga mis ma tahtsin mainida veel on see, et tegelikult ei ole siis üldmäärus või see isikuandmete töötlemise üldmäärus ei ole nagu ainus. Meil on siin vahepeal lisandunud ka nagu DSA ehk siis Digital Services Act vist oli, mis mõjutab väga palju meiesuguseid teenusepakkujaid, aga samas ka tegelikult mõjutab näiteks e-kaupmehi. Siis Eestis hakkas hiljuti kehtima uus versioon meie sellest küberturvalisuse seadusest, mis samamoodi tõi uusi regulatsioone meiesugustele teenusepakkujatele. See nõudmiste maastik on pidevalt muutumises ja kui on küsimusi selles osas, siis loomulikult tasub küsida. Üks asi jäi siin veel mainimata, kõigi sõber Dora, kes lisaks sellele, et ta on Explorer, on ka nagu siis pangandust puudutav ja finantsteenuseid puudutav regulatsioon. Ja need kõik tegelikult tingivad selle, et meile tuleb üha rohkem ja rohkem tuleb küsimusi, mis ei puuduta enam niivõrd seda, et kuulge,
millist PHP versiooni teie serveris kasutada saab, aga küsitakse, et noh, et kuidas ühe või teise riski maandamisega on või et kas te oleksite valmis täitma ühe või teise assessment questionnaire ja nii edasi, et noh, et meie oma positsioonis, me oleme sisuliselt nagu paratamatuse ees, et noh, et meil ei ole variant käituda muul moel, kui üritada siis neid parimaid praktikaid rakendada, sellepärast et isegi kui meil teoreetiliselt õnnestuks ühest määrusest nagu kõrvale nihverdama, siis ukse taga ootavad järgmised 4 määrust, hangud ja tõrvikud käes ja nõuavad, et neid kuulatakse ja järgitakse, nii et ma täitsa nõustun, et see regulatsioonide maastik võib keeruline olla, aga vähemalt ma loodan, et me kuulajatele saime anda seda, et tegelikult, et andmeturve ei pruugi alati nii keeruline olla, et need on tihti sellised lahendamata lihtsad asjad, ei too kaasa suuri kulusid, vaid pigem peaks olema lihtsalt selline ka teatud järjepidev hügieen, turbehügieen. Jah, ütleme siis selle baastaseme saavutamine tegelikult ei ole raske. Selles suhtes, et tõesti, kui kasutada mõistlikke salasõna fraase, kasutada 2 faktoriga autentimist seal, kus see vähegi on võimalik ja kui nüüd mingisuguseid veebirakendusi, kodulehti või muud sellist nagu majutada, siis üks teema, mida me siin tegelikult ei ole puudutanud, on see, et igasugune tarkvara, sealhulgas siis ka veebitarkvara nõuab ja vajab uuendamist. Selles suhtes, et kui telefon küsib perioodiliselt, et ole hea, uuenda mind, arvuti küsib perioodiliselt, et ole hea, uuenda mind, isegi telekat, pesumasinad võivad seda nagu nõuda või soovida, siis ka kodulehekülje tarkvara vajab uuendamist ja tasub siis nagu jälgida seda, et noh, et kui nüüd see tarkvara on paigaldatud, siis kas seda uuendab siis teenusepakkuja, on selles tarkvaras endas mingisugune uuendusmehhanism olemas või siis on see, et tuleks endale kalendrisse märkida see, et näiteks iga kuu esimesel tööpäeval lähen ja vaatan, et kas on minu tarkvarale tulnud välja uuendusi ja siis paigaldan need, et noh, et tänapäeval on õnneks enamuse sellise laiatarbe tarkvara puhul on see tehtud väga lihtsaks, see on mõne kliki küsimus, noh, ma arvan, et ka tegelikult enamus teenusepakkujaid üritab mingisuguseid ütleme, elementaarsemaid funktsionaalsuseid pakkuda selleks, et inimesed saaksid lihtsamini seda tarkvara serveris värskena hoida. Kui ma nüüd natukene nagu sellise doom and gloom'ina lõpetan, et siis ma arvan, et ei ole asjakohatu tegelikult nagu juhtida tähelepanu sellele, et kogu see tänane küber- ja infoturbe maastik tegelikult on parajasti väga suuri mullistusi läbimas tänu sellele, et meil on siin suurte keelemudelite ehk siis AI põhised tehnoloogiad rakendumas nii kaitsemehhanismide poolele kui siis ründevahendite poolele. Praegu on hea ajahetk ära teha sellised elementaarsed liigutused, mis seda enda baasturvalisust nagu tõstavad, sellepärast et siis on võimalik ennetada võimalikke nagu nii-öelda suuri mastaapseid intsidente. Aga aitäh, Ardi ja Nikita, väga põnev oli ja mul on selline tunne, et me saaks veel vähemalt 2 saadet veel teha. Et aitäh, et olite nõus tulema ja kogemusi jagama. Aitäh teilegi. Aitäh.